Meiega liitub nüüd Samira Haravi. Ta on Iraan Internationali USA vanemkorrespondent. Nüüd, kui Iraani ja USA suhtlus on tõesti katkenud, nagu me nendest raportitest näeme, mida see tegelikult ütleb selle kohta, kas diplomaatiline tee on praegusel hetkel üldse veel elus? Ja kui palju sa usud neid teateid, et need kõnelused on katkenud? Just seda väidabki Islamivabariik, aga ma arvan, et diplomaatilised pingutused jätkuvad, lähtudes sellest, mida sekretär Rubio praegu kongressis tegelikult ütleb. Ta ütleb, et nad võivad kuulda täna, võivad kuulda mõne päeva pärast. See tähendab, et USA ootab, et Islamivabariik vastaks. Ja miks see nii kaua aega võtab? See on tingitud lõhest, mida me näeme ja tunnistame Iraani valitsuse struktuuris, mistõttu on raske Moshtabat leida ja sellepärast võtab neil aega vastusega tagasi tulla. Aga kindlasti näeme siin, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi juhib kõike. Meil on märke, et võib-olla Mushtaba ei ole elus. Aga kui kuulata USA või Iisraeli luureandmeid, siis nemad ütlevad, et ta on elus. Isegi Rubio ütles täna, et on rohkem märke, et Mushtaba on selles kõiges ja kõigis läbirääkimistes rohkem kaasatud. Aga see, mida me hetkel näeme, on pigem sügav lõhe valitsuse sees. Koos Pezeshkiani lahkumisavalduse ja kogu selle edasi-tagasi käimisega. Ja Iraani poolelt ei ole läbirääkimiste jaoks saadud ühtegi lõplikku vastust ega otsust. Ma tahan lihtsalt meie vaatajatele meelde tuletada, millest sa räägid, kui mainid USA välisministrit Marco Rubio. Ta ütles seadusandjatele, et Trumpi administratsioon ei ole pakkunud Iraanile sanktsioonide leevendamist lihtsalt Hormuzi väina avamise eest. Ta ütleb sisuliselt, et igasugune sanktsioonide leevendamine sõltub sellest, kas Teheran täidab oma tuumaprogrammiga seotud tingimusi. Mida sa sellest arvad, kui näeme samal ajal, et Iraani kõrged ametnikud ütlevad taas, et sõda Washingtoniga on nüüd vältimatu? Kas see on lihtsalt retoorika? Iraani poolelt vaadates ma ei usu, et see on lihtsalt retoorika, sest nüüd on võimul rohkem IRGC inimesi. Me näeme vähem selliste inimeste valitsust nagu Pezeshkian, kes tegelikult valiti ametisse. Me ei näe, et neil oleks selles küsimuses mingit sõnaõigust. See on rohkem IRGC kontrolli all. Ja nad on väga selgelt öelnud, lähtudes uudistest, mida me Iraani seest kuuleme, et nad ei kavatse väina avada. Ja Hormuzi väina avamine vajab tegelikult väga täpset määratust. Mida te selle all mõtlete? Mida Islamivabariik väina avamise all mõtleb, on lihtsalt see, et sama arv, sama kogus kaubalaevu ja tankereid lastakse läbi. Nad ei mõtle, et me ei hakka mingeid tasusid võtma. Seda korratakse iga päev nende raadios ja televisioonis. Siis Sada Kasima, riiklik televisioon, ütleb seda. Ja nad ütlevad, et me kavatseme seda teha. Selle asemel saame vastutasuks sanktsioonide erandeid. Blokaad peab lõppema ja samuti tahavad nad raha külmutatud varasid Kataris. Ja me räägime vähemalt $6 miljardist. Seda nad küsivad lihtsalt selleks, et lubada samal arvul laevadel, kaubalaevadel ja tankeritel mööduda. Seda nad tahavadki. Nii nad kavatsevadki läbirääkimisi pidada. Aga USA poolelt ei ole väga selge, mida nad kavatsevad Islamivabariigile vastu anda väina avamise eest. President Trump ütles mitu korda, et raha ei tule. Nad on väga kindlad, et reegel enne tingimuste täitmist raha ei tule, kehtib. Ja me teame, et Iisrael on väga-väga kindel ning Iisrael nõuab, et tuumamaterjal, rikastatud uraan tuleb hävitada, enne kui saab üldse rääkida edasistest relvarahu või rahu läbirääkimistest. Hästi. Teate, viimane asi, mida ma tahan teid küsida, on see, et me nägime seda internetiblokaadi, mida võib öelda, et see on nüüd tühistatud või vähemalt osaliselt tühistatud. Te räägite iraanlastega koha peal, ma eeldan, peaaegu iga päev, kui see nüüd võimalik on. Mida kohalikud ütlevad selle kohta, kuidas nad neid käimasolevaid läbirääkimisi näevad ja mida nad tahaksid edaspidi näha juhtumas? Kas te ütleksite, et avalik arvamus on nende jätkuvate läbirääkimiste tulemusena Ameerika Ühendriikide suhtes muutunud?
Nagu te ütlesite, osaliselt taastatud on väga täpne. See ei tähenda, et kogu riigil oleks nüüd vaba juurdepääs ülemaailmsele internetile. See ei vasta tõele. See on endiselt sama tsenseeritud internet. Inimesed peavad ikka veel kasutama VPN-i ja ikkagi paljudel inimestel puudub juurdepääs. See ei tähenda, et kõigil oleks nüüd vaba ligipääs sellele, mis neil oli enne sõda. Aga see, mida me kuuleme, on väga sünge meeleolu. See on justkui meeleheide. Ja enamasti on see teadmatus, mis saab edasi, mida tulevik neile toob. Ja meeleolu on enamasti negatiivne. Loomulikult ma ei räägi 90 miljoni inimesega iraanlastega Iraanis. Selle põhjal, mida ma kuulen ja mida minu sportlane saab, info, mida me saame, on see meeleheide. See on küsimus, mis saab edasi, mis on president Trumpil mõttes. Kas ta tõesti kavatseb selle režiimiga kokkuleppe sõlmida või on see kõik lihtsalt petukampaania? Kas ta tuleb tagasi koos Bibi Netanyahuga tugevama plaaniga? See on tõesti ühiskonnas teemaks, seda ma kuulen. Nad justkui ei usu ikka veel, et kõik on lõppenud. Nad arvavad endiselt, et see kestab edasi ja asjad muutuvad. Aga meeleheide on väga, ma võin öelda, valdav. See on väga tugev tunne, mis neil on. Ja samuti tahan ma kindlasti mainida igapäevaste toidukaupade hinnatõusu. Ja iga ühiskonnakiht, keskklass, kõrgem keskklass, alamklass, kõik on nii suure surve all ja elu muutub järjest raskemini taskukohaseks, ükskõik milline su eluga poleks. Sul on raskusi piima ostmisega või raskusi tead küll välisreisi lubamisega. See tõesti sõltub sellest, millisest ühiskonnakihist sa tuled. Aga kõigil on raskusi ja see muutub aina keerulisemaks. Ajalehtedest tean, et toimub palju koondamisi, tead küll, nii paljud minu endised kolleegid on oma töö kaotanud. Nii paljud inimesed, kes saavad riigilt palka, kaotavad oma töö erinevates tööstusharudes ja iga päevaga läheb olukord aina raskemaks. Hästi, tahaksin teid väga tänada, et meiega liitusite. Oli tõesti huvitav kuulda teie arvamust kõige selle kohta. Aitäh, et mind kutsusite.